Teil ikka vist väga valutab hammas, eks ju? Ma olen siin 25 minutit passinud ja see mees, kes nagu tuli, tema läks sinna minu tohtri kabinetist uksest süpsti sisse ja kui te tunnete, nagu jättis siia need haisvad riided koridori ja nüüd kõik inimesed arvavad, et esiteks mul hammas valutab ja teiseks arvatakse, et minu riided siin ja mina haisen. Ma pisut tunnen seda ise ka tõepoolest. Ja miks ma olen pidanud 25 minutit passima, kui mul on ju aeg olnud, ma olen ju ajakirja pannud. Vahel juhtub tõesti nii, et hammaste tõesti on nii valus. Teate, oodake üks hetk, ma toon teile kohe valuvaigistava joogi. Valuvaigisti siin ei aita, mis jumal valuvaigisti. Ärge ibu maksi mulle hakake andma, ma olen allergiline selle ei, see on spetsiaalselt hambavalu jaoks. Võtke jooge see ära. Kui ruttu see mõjub? See mõjub, peaks koheselt mõjuma. No aga millal ma sinna kabinetti sisse pääsen? Koheselt siis, kui seal lõpetatakse. Teate, mul on üks plaan. Ma võtan need riided ja viin meie tualetti, mis on töötajate jaoks mõeldud. Ja lähen mainin ka sellele naisterahvale, sest te kindlasti tunnete piinlikkust. Nüüd kohe see küll ei mõjunud. Palun, te võite tulla sisse, et meil on täna üks huvitav külaline, et ta tuli otse maamessilt ja tegemist ei olnud absoluutselt naisterahvaga, kes seal istub, palun istuge siia. Kuidas te tunnen? Kas on natukene valu läinud väiksemaks? See ei mõju absoluutselt, see on selline närvivalu, ma ei tea, närv on vist lahti või... Issand jumal. Aga teate... Miks ma pean siin, kui ma olen ajakirja pannud, teate, mina olen väga rahulik inimene, aga mina hakkan praegu närvi minema. Absoluutselt, ma saan täiesti teist aru, mul on endal ka hammastega teete midagi, siis issand jumal. Ma lähen kohe küsin äkki kabinetist. Vabandust, kaua siin veel minna võib? Oskate te öelda? 10 minutit, olgu. Mul on väga suure hambavaluga klient, et kas saaks natukene? Teeme 5, olgu. Teate, käisin just kabinetist küsimas, et nad üritavad plaanitust varem lõpetada selle hambavalu. Plaanitust varem ju, mul oli aeg ju, 25 minutit olen oodanud. Just, aga see on väga keeruline protseduur hetkel, aga nad lõpetavad selle teie jaoks varem, siis ma ütlesin, et asi on tõesti väga hull. Aga ma loodan, et see valuvaigistav jook natukene aitas teid ja saate 5 minuti pärast minna kabinetti. Natuke aitas. Väga tore, mul on hea meel. Aga siis 5 minuti pärast arst teid ootab kabinetis ja ma usun, et kõik saab korda. Hammas saab korda. No ja eks ma siis ootan jah. Ma ei tea, et kas siis äkki pärast, et arve tuleb väiksem või et ma nüüd nii kaua pidin ootama. Ma vaatan, mis teha annab selles suhtes. Võiks küll väiksem olla selle kõige peale. Võib-olla saab tasuta selle väljatõmbamise täna teha. Mis te näedate? See ei ole ju naljakas, ma olen 25 minutit oodanud ja ta nüüd nagu tõesti on väga valus. Ma olen lihtsalt rõõmus inimene. See on väike kõksu, mis ta teeb ju, lihtsalt tsipsi ongi kõik ju. Aga teate, ma ütlengi sellele arstile, et võib-olla annabki selle protseduuri pealt midagi alla teha küll. Sellepärast, et ma näen, et olete päris palju siin piinelnud. Aga näete, ongi 5 minutit möödas, nii et saate sisse astuda. Aitäh. Palun.